me vaatasime selle järgi ära, sa saad peksa. Ja nüüd põhjanaabritele külla. Läti mu lemmikriik. Ja selleks teinekord, kui chat GPT-ga kodutööd teete, lugege oma tekst läbi. See ei olnud mu kodutöö. Ma seda lugesin, ma olen ka seda kuulnud. Sa peakski neid kõiki kuulnud olema. Tähendab jaa, ma lugesin. Tere, mina olen Leimo. Tere, Reimo. Aga ma ei tea. Toome kuulajatele tagasi, mis nad tahavad. Ühe episoodi äkki siis. Me ei tea, kas nad tahavad seda. Ma äkki tõesti ei taha, aga ma vaatasin, et subscriberite count on tegelikult üles läinud. Et äkki ikkagi tahavad või siis või ei taha, aga kes ei mäleta, tuletame meelde, mis me oleme, kes me oleme, miks me oleme äkki. Ma isegi ei mäleta, mis me oleme enam. Me peaks olema Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengite podcast, nii kaua on õige? Ja. Kes on siis omavoliliselt hakanud mingit saadet siin tegema. Me väidame, et me on eksperdid, aga me kõik teame, et ei ole. Selles valdkonnas mitte. Me võime muud asjad eksperdid olla. Aga kindlasti tänase episoodi eksperdid me ei ole. Nimelt siis loeme ette absurdseid jõulufakte. Kõik, kes vaatavad, kuulavad, saate kaasa mängida. Äkki teadsite, äkki ei teadnud. Aga väike selline twist on ka sees, et kõik faktid ei ole tõesed. Need on täielik nonsense. Ma loen teile need ette. Ma peaaegu näen neid sealt juba, aga ma teen oma parima pinguks, aga cheati, see on nagu... Sa võid vaadata. Ei reaalselt, ma olen niimoodi kogu aeg. Igastahes, ma vaan heledust kohe madalamaks siin. Ise lugeda. Aga loen teile ette mõned tõesed, mõned valed, kes teab. Ja teie ülesanne siis välja mõelda, kas see on tõene või vale jõulufakt. Ja siis teeme väikse võistluse teie vahel. Ja mis võita saab? Peksa jõuluvanalt. Näiteks. Sobib? Väga hea, siis kõik on on board. Aga hakkame pihta, mis me siin ootame. Minu esimene faktike või mitte faktike on siis. Me siis arvame, kas see on õige või vale või? Tõene või väär. Sa loed ette, kas tõene või väär? Jah, ja siis ma võin natuke rohkem infot anda, kui see on tõene. Saad nagu teadmiste pagasid täiendada. Okay. Sest see on jälle see, mis sa saad jõuluvanale anda fakta, vaata, kui ta sulle külla tuleb ja fleksida. Ja sa ei pea luuletust lugema. Mul luuletust pole, aga ma tean, et näiteks Islandil kehtib jõuluõhtul komme süüa ainult punast värvi toite, sest see toob uuel aastal õnne. Kas see on nüüd arutluskoht meie vahel, jah? Ja. Ja sa ei tohi midagi öelda? Mina ei ütle midagi. Okei. No mina arvan, et see tundub päris reaalne tegelikult. Ja, siin alla käiks peed, liha. Liha, aga mis nad paned mingi punast kastest sinna või paned toorelt või? Sa ütled, see on tõene või? Et sa arvad, et see on tõene? Ei, nagu ma nagu arutlesin endamisi või sinuga väidetavalt. Te võite ajada nonsensiga üksteisele, et sa ütled, et... Me oleme eraldi tiimid või me oleme üks tiim? No sa võid mindgame'ida, sa ütled, et mina arvan, et see on tõene, aga siis ütled lõpus, et tegelikult see on väär, vaata. Okay. Et sa võid mindgame'ida tegelikult, aga te võite oma vahel arutada muidugi. Aga kui sa tahad jõuluvanalt tappa saada, siis sa pead võitma ikkagi. No seal on... Samas äkki see on selline väide, mis on nagu, tegelikult nad söövad rohelisi asju, vaata. Ja vabalt võib olla, sest punaseid ju tõesti ei ole palju. Aga samas, mis rohelised on siis? Banaan. Kurk. Banaan. Mis värvi see siis on? Kollane. Veits pruun ka. TikTok. Okay. Oota, palju meil aega on siis? Ma ei tea, ma tunnen järgi manet. Okay. Et päris 10 minutit me ei jää mingi ühe asja peale. No. Ja jäänud on 5, 4, 3, 2, 1 ja teie vastused. Vale. Tõene. Nii. Tegemist on siis... Valega. Fuck! Oi. Islandil ei ole sellist traditsiooni. Ehk Islandil on oma... Neil pole jõulegi. Unikaalsed jõulutraditsioonid, nagu jõuluvana käimine. Sulgudes siis... Sest see on suur... Midagi erilist, unikaalsed. Jolas kekkur. Ei ole seal mingit värvipõhist toitumisreeglit, mis oleks seotud õnne toomisega. See on täielikult välja mõeldud.
aga see on midagi, mida sina saaksid enda kodus hakata tegema. Hakata sööma punast ainult. Ja see lõpeb kiirelt. Ja teate, mis järgmine aasta on? Järgmine aasta on hobuse aasta. Ehk siis pead jõulude hobus sööma. Liigume edasi. Poolas jäetakse jõululauas alati üks tool tühjaks. Kus? Poolas? Poolas, jah. Ootamatu külalise jaoks. Mul see ei tule, ma olen kuulnud seda kuskil. Et see tundub päris reaalne. Aga samas äkki ta tegi niimoodi, et et ei ole esimene vale ja siis teine on tõde, see saab olla ka nagu esimene vale ja siis teine on ka vale, vaata. Ma ei tea isegi mitte. Ise tulid selle peale. Siin ei ole mingit loogilist seletust, kuidas need on paigaldatud siia. See ei ole, et ma läksin, et ma panen 3 tükki. Ma ütlen, et vale. Ma ütlen, et tõde ja tõe. Sa ütlesid enne, et vale oli, on ju? Jah. Igaks 1-0 on ju, unustasin ära. Nii, ja nüüd sa ütled? Taaskord vale. Tõde. Minu arust see ei käinud jõuludega, see on mingi asi on tõesti, mitte jõuludega. Aga see on jõuludega, sest see on tõene. Boom! Poolas. Vastust vahetada võib veel või? Ei. Ma ütleks, et see on tõene. See on tõesti tõene. 2-1. Ei, 2-0. Sa sai punkti just. Ma sain ka punkti. Ma ütlesin ka tõene. Miks sina punkti saad? Ma ütlesin tõene. Me võtame selle juba lõpus arvesse. Mis asja? Eks siis ma võin ka iga lause lõpus. Ei. Ta mõtles selle välja. Igastahes, Poolas on tavaline traditsioon jätta jõululauale üks tühi koht, mis on siis mõeldud külalisele, kes võib jõululaupäeva õhtul majja tulla. Jõuluvana. See sümboliseerib külalislahkust ja pereliikmete hoolivust, tuletades meelde, et keegi ei peaks jõulude ajal üksi olema. Vot nii. Väga armas. Mingeid muljeid veel? Et siis see pere, kus ta tuli, näiteks mees ja naine olid, ja siis seal teises peres miks mees ja naine? Näiteks, lihtsalt lihtsustatult 2 inimest. Ja siis nüüd see pere, kes tegi, et jättis ühe laua tooli vabaks, siis see, ütleme, see naine tuleb nüüd sealt ära ja siis just jääb mees üksi ju. Kui tal ei oleks seda võimalust tulla ära, ei oleks ilusamad jõulud. Lähme edasi. Nii, Kanadas loetakse igal jõuluõhtul parlamendis ametlikult ette põhjapõtrade nimed. Oda, ma isegi ei tea, mis need põhjapõtrade nimed on. Rudolf. No. Seda teavad kõik vist. Nii. Enam rohkem pole palju, mis seal on 11 veel. Ma hakkasin ütlema bouncer, aga see ei tundu. Seal on mingi dancer ja copyright. Oota, mis asja? Oota, ehk siis iga jõuldaeg nad ütlevad kõikide nimelised randomly välja või? Või nagu, et me soovime tänada? Kanadas loetakse igal jõuluõhtul parlamendis ametlikult ette põhjapõtrade nimed. Et miks? Et nagu tänada neid, et ta tänks hea töö eest või? Millal? Peale 24 või enne 24? Iga jõuluõhtul. Ma ei tea. Oota, sa annad nüüd täpsustavat infot ka meile või? Ta ei tohtinud midagi rääkida tegelikult. Ei, ma lugesin teil sama laustest ette. Ma küsisin su küsimuse ja said nagu... ma ei öeldki midagi. Oota, aga kogu see Rudolfi teema, kust see üldse tuleb? See mingi USA värk või need väga USA-pärased nimed on ja ma just mõtlengi, et nagu ma alguses hakkasin mõtlema, et see on kogu mingi Soome teema, aga siis ma hakkasin mõtlema, see oli üldse Soome teema. Miks? Tegelikult ei ole, jah. Need kitsed ja mis need jõuluvõnad on? Põdrad. Nii. Ja Kanada parlament? See tundub nagu absurdne asi, mida nagu nad teeksid seal pool. See on jama, et chati vaata ei saa niimoodi läbi lugeda, et ta teab, kuidas valetamine käib, ta jagab mingi umbes detaile, nagu... Ta teab, kuidas valetada. Proovi siis normaalselt aru saada. Nii. Aga TikTok? No, ma ei tea. Loe sealt 20 alla ja siis vastame ära. Nagu 20. Nagu 19, 18. Piinlet siin. 5. 2, 1. Nii. Vale. Jah, ma ütleks ka väär. Ütle nagu õigesti, kas sa ütled vale või sa ütled väär? No täpselt. Väär. Muidu selle pärast jälle, ei tegelikult ma tohsin öelda, et see on tõene, aga ma ütlesin vale sõna. Nii. Aga see on tõeselt väär. Kanada
üheselt väär, et Miks nagu väär? jah, see on väär. jah, see on väär. Okei. Ehk siis, Kanada armastab jõule, kuid ei ole ametlikku traditsiooni, et parlamendis loetakse ette põhjapõtrade nimed. See on lihtsalt väljamõeldud väide. Kanadas on siiski palju teisi jõulutraditsioone, näiteks jõuluvana paraadid ja talvised festivalid. Okei, ma olin nii valmis, et ütleb, et teised traditsioonid nagu, et jõuluvana käib, toob kinke, lapsed loevad luuletusi, nagu, sest eelmine see oli suht siukene Aga tahad teada, mis järgmine on? küsimus. Joo. Ei, kusjuures ma mõtlesin, et jätame sinna. Okei, ja jätame jah selle vahele. selles mõttes jätame ühe vahele, siis jõuame siia. Oot, mis seis nüüd? Seis on Mõlemal oli õige 2-2. 2-2. Vastuväiteid? Ei ole. Vaidlemise eest võin punkte maha ka võtta. Sa andsid mulle attitude'i või? Saad hoiatuse peal. Igastahes. Rootsis usutakse, et kui jõuluõhtul Disney multikaid ei vaadata, tuleb halb aasta. Sul on tasuta versioon ChatGPT-st või tasuline? Tasuline. Tasuline. See on väga huvitav. See tundub sama küsimus nagu eelmine põhimõtteliselt. Ma nagu ei vaata Disney või nagu... Jah. Aga kas sa oled Rootsis? Rohkem Cartoon Network, jah. Jah. Sama. Mis sa küsisid, Janis? Aga see on Rootsis. Sellepärast ei usugi, et kui sa vaatad jõuluõhtul Disney multikaid. Aga ma ei usu, kui see oleks nagu tõene, siis ma ei usu, et see on nagu nagu mingi religioosne märk, vaata. Kõik nagu pered teevad seda. Et see on nagu mingi üks vend, kes järsku mõtles, et kuule meie oma suguvõsaga. See on crazy, sest Disney on ju USA nagu siuke riik nagu Rootsi võtaks siukse veidra harjumuse. Kõik on väärad või? Kas see peaks olema nagu läbivalt, riigis läbivalt siis traditsioon või lihtsalt kolm inimest usub seda? Võib-olla 4 isegi. No. Sellisel juhul ma ütleks jaa, aga siin konteksti mõttes ma ütlen väär. Ma ütleks ka väär. Väga tubli. See on tõene. Päriselt. Tõene, et see on väär või mis? Ei, see on tõene. Rootsis on traditsioon vaadata jõuluõhtul kell 3 televisioonis Kalle Anka ja tema sõbrad ehk Disney multikate erisaadet. Ei no, kui see tuleb iga 24. Paljude perede jaoks on see tähtis osa jõulude tähistamisest, mis on kestnud juba 1960. aastast. Vaata, see küsimus oli veits, Kas sa vaidled? Ei, ma lihtsalt mõtlen, et tegelikult et see küsimus oli nagu niimoodi öeldud, et nagu iga üks paneb lihtsalt ise käima selle, aga see ju tuleb telekas programmina, siis ilmselgelt ma eeldan, et kõik vaatavad seda. See on nagu, et eestlased vaatavad Tujurikkujat iga aasta vahetus, isegi et rohkem neid episoode ja hooaegasi ei tule. Ütled ei, vale, ETV-st, nagu ma ei saa midagi parata. Liigume edasi. Nii siis. Oota, mis skoor on? Ma panin mõlema valesti. Panite valesti, ehk siis ikka 2-2. Aga sina attitude hoiatuse peal. Sa võid olla... 2-1,9. Jaa, midagi. Sinna kanti. Järgmine küsimus, palun. Attitude! 1-5. Nii. Kataloonias on traditsioonilises jõulusõimes tegelane, kes kükitab ja teeb häda. Oota, kust ta on? Lasteaias? See on jõulusõimes. Ma eeldan, et see on mingi tõlke, mingi amsakas. Ja see ongi see koht, kus juba läheb valesti. Sõim on ju see, kuhu pannakse nagu see laps sisse, see on sõim. Aga mis on siis jõulusõim? See, kus see Jeesus käis nende piltide peale, vaata. See on sõim ju. See väike nagu cradle. See on sõim, ei või? Võib-olla ma saan valesti aru. Ja ta saab valesti aru, palun üks miinuspunkt. Ta ajab mind segadus. Ja küll võtame kaalutusel selle. Nii, aga kas on selline... Oota, pane uuesti korra. Mis ma panen? Pane uuesti käima. Jah, pane uuesti korra. Nii. Kataloonias on traditsioonilises jõulusõimes tegelane, kes kükitab ja teeb häda. Häda. Siis on tõesti tundub nagu viga. Ei oota ka nagu, mis häda teeb? Nagu see mingi traditsioon, mingi vend tuleb sõima ja lihtsalt full, keset. See pole häda, see on hoiatus.
aga mis asja? Miks see peaks olema jõulutraditsioon, et keegi tuleb keset sõime sulle lihtsalt konkreetselt? Ei, aga nagu jõulu nagu loos on ju. Ma eeldan nagu, küll. Jah. Oota, mitte nagu IRL või? No, kas Jeesus oli IRL, nagu sama mõttes IRL. Okay. Nagu keegi ei tea. Mingi story. Nii, Story. aga 10, 9, Samas on ülirändam asi, 8, mida chat-GPT 7, välja mõtleks. Aga no sita naljad on alati naljakad. 5, 4, 3, 2, 1. Ma ütleks, et see on tõene. Siis väär. 11 on õigus. Wow. Ja, sul on õigus. See on tõene. Nii, oota, ma tahaks seda ekstra teada, mis sealt tuleb nüüd. See on nii julmalt sõnastatud, et tegelikult, no okei. See tegelane on... Maarja. Ei, Kaganer, kes on osa Kataloonia jõulusõimest. Kaganer sümboliseerib viljakust ja maa heaolu. Tema kuju on olnud osa jõulusõimest juba sajandeid. Kakaner, tahad öelda? See on C-ga ja G-ga. Nagu Zaganer. Zaganerit peetakse heaks õnnemärgiks, kuna tema tegevus toob maale head saaki. Missugune ta välja näeb? Nagu väike päkapikk või? Mul siin tekstis pilti ei ole. Mul on see täiskasvanute raamat. Ma tean, et ta soolika jämesoole alumine osa on igatahes full, muidu see asi toimiks. Nii, aga võtame siis siin, sul õige, 3-2. Boom. 2,9. Excuse me. Nii, jõuame, ma oleks lugenud sama küsimuse. Aga Šveitsis antakse lastele jõulude ajal kingituse asemel kartuleid, et õpetada tagasihoidlikkust. Okei. Ma arvaks, et see on väär. Sama, väär. Nagu kingituste asemel. Asemel. Oota, koolis või? Või üldiselt nagu kõikide Šveitsis antakse lastele jõulude ajal kingituste asemel kartuleid, et õpetada tagasihoidlikkust. See on nagu nii spetsiifiline, et nagu ma ei usu chat-GPT nii tahaks nagu öelda, et see on tõsi, aga ma ei ütle. Ma ei usalda ennast. Väär. Väär, jah. Ma ütlen tõene. Let's go 3-3, jipi. Tõesti 3-3. Mine reaalselt kusjuures, ma mõtlesin, ma teen seda mind game'i veits. Siis ma ei tunne jälle, et ma kuskil kuulnud seda. Väga huvitav. Ma ei tea, kes aksepteeriks kingituste asemel kartulid, ma vahetaks riiki lihtsalt. Ma teeks kohe riigivahetuse. No ma eeldaks, et see on nagu alguses vaata väike nagu nii-öelda pränk on ju ja siis iga aasta on nagu mingi... Ma teeks ka pränki, helistaks vanematele, kuule, ma nüüd elan Austrias. Või siis, ma Itaaliast siin seekord jõulude ajal kollid ära, et saaks kinke. Ma alguses enne, kui ma lugesin, et see on väär, siis ma võib-olla mõtlesin, et äkki see on nagu siis niimoodi, et sa saad kartulid, aga sa saad nagu kinke ka, sest siin on nagu kingituste asemel. Ja, see asemel mu jaoks ongi. No sul ei ole mingit teksti veel juurde panna? Ikka on. Et Šveitsis ei ole sellist traditsiooni. Ilma selle lisainfot, ma oleks nii pimeduses praegu lihtsalt. Kus siis lastele jõulude ajal kartuleid antakse, kuigi Šveitsis on erinevaid jõulutraditsioone nagu päkapikkude ja kingituste jagamine. Ei kuulu kartulite andmine jõulude ajal nende hulka. See on välja mõeldud väide. Pärast tuleb selle chat-GPT-ga mingi jutu ajamine, kaamerad kinni ja siis... Kuule, mis jamad ajasid. Exactly. Nii, sul oli 2,9 on ju, see jääb sinna, sul on 4, kui ma nüüd ei eksi. Võib vahepeal sassi minna, proovige ise ka meeles pidada. 4, 2,9. Mis mul 2,9 on? 2,8 nüüd. Edasi, Saksamaale. Saksamaal siis väidetavalt peidetakse jõulupuu sisse klaasist kurk. Oh my god, jõuluvana tahabki tulla. Tšetšipi. Let's go! Ma pole luuletust välja. Kas me... Jah, pole hullu. Ja ei, võite. Aitäh teile. Polnud jõuluvana igatahes. Ma väga lootsin. Aga... Lähedal. Alustame uuesti. Mis on kingitusi? Võeti ära. Igastahes. Saksamaal siis on traditsioon peita jõulupuu sisse klaasist kurk.
Lastele meeldib seda otsida ja see, kes kurgi esimesena leiab, saab erilise kingituse. Okay, ma nii ootan, kuhu see jõuab. Ja jällegi. Kujutlusvõime rändab nii ette praegu. Ja jällegi mul on selline tunne, et ma olen kuulnud seda kuskil. Oda, missugune kurk? Jah, aitäh. Jah, aitäh. Saksamaal peetakse jõulupuu sisse klaasist kurk. Ja mis kurk? Kas ta on hapukurk, kas ta on värske kurk, kas noh? See on fine, las olla. Jah. Kuulsid mind või? Jah. Tõene või väär? Ma arutan sinuga, aga sa nagu üldse ei võta vedu selles suhtes. Minu arust küsimusel nagu lõpp üldse ära, et peidetakse klaasist kurk. Jah. Ning see, kes selle leiab, saab lisakingituse. Jah. Lisakingitus. Nii lihtne see ongi, millest sa aru ei saa. On ju? Klaasist kurk. Miinus. 3 peal tagasi. No aga mina siiski arvan, et see võiks olla tõde. Sest nagu kes ei ütleks ära nagu lisakingile? Kes ei tahaks otsida seda? Okei, fine, ma nagu kahtleks selles klaasist kurgi nagu olemuses nagu kust siseneb jõuludesse kurk. Aga on ju jõulukuuskedel on ka ornamendid, need on ka nagu mingi hapukurgilaatsed. Noh, äkki see on ka vahest on klaasis, siis ma eeldan, et äkki see on see, mis peidetakse ära. Ma ei tea, mis kaunistusi su perepuu peale paneb. Ei, no ma ei panegi. Ükski ei meenuta kurki nagu. Ei, kas okei, siis mul on imelikud on, sest mul on nagu vanaaegsed vahest vaata mingi tomatikujuline, siis porgandi oma, siis on kurgi oma. Nagu terve, köögivilja sai värk, Väär. Ma ei tea, ma ütleks, et see on... Sinu jutt, mitte see küsimuse vastus. Ei, see küsimuse vastus. Mis jõuluehted sul on? No ei reaalselt, teil ei ole või? Ja. Teil on mingi classical, mingi igavad. Me püüame hiiri ja siis riputame neppu külge järgmistele hiirtele hoiatuseks, et ei tule siia korterisse. Ma ütlen, et see on tõde. Nii. Ma ütlen väär. 5, 2,9. Kahjuks ei 3 teisega. Ei, ma usun, et see on 3,9. 4. On 4. Yeah! Ma muidugi F-appesin, sest ma arvasin, et jõuluvana tuli ja siis ma olin natuke elevil. Ma nimelt tegelikult lugesin teile juba natukene ette seda vastust või? Vastusosa. Et algselt lugesin teile Saksamaal peetakse jõulupuu sisse klaasis kurk ning see, kes selle leiab, saab lisakingituse. Mina hakkasin teile lugema, et Saksamaal on traditsioon peita jõulupuu sisse klaasis kurk, lastele meeldib seda otsida ja see, kes kurgi esimesena leiab, saab erilise kingituse. Traditsioon on populaarne ka Ameerikas, kus saksa päritolu pered seda praktiseerivad. Ja tead, miks ma arvasin, et see on tõde? Ma olen kuulnud seda kuskil, sest kunagi siis, kui ma gümnaasiumis käisin. Sa oled kuulnud ka neid, mis olid valed. Jaa, aga nüüd mul on nagu actually põhjendus. Oota, ei ole. Oota. See oli saksa keele tundis, me pidime tegema nagu slideshow vaata jõuludest. Aga ma ei saanud Saksamaa, ma sain Austraalia. Aga ma sidusin neid selle omavahel. Las ta jääda, tead küll, kuidas naljad käivad. Aga keegi luges selle ette või nagu rääkis sellest, et kuidas see Saksamaaga seotud on? No siis oli saksa keele tunnis, ma mõtlesin, ma tegin saksa keele, selle vaata. Igatahes ma olen kuulnud seda kuskil. 4-4. Oli hea nali, on ju? Kuule, nice. 4,1. Okei, ei tasu nüüd üle ka pingutada. Okei, 4. Nii, me jõuame nüüd Tšehhi. Kas me just ei olnud? Oota. Austraalia, Saksamaa, Tšehhi. Me oleme siin maailma rändurid. Aga Tšehhis viskavad vallalised naised jõululaupäeval kingi üle õla, et ennustada oma tulevast armuelu. Ehk siis kui ta nagu, kui kink landib, ma ei tea, õiget pidi, siis sa saad mehele ja kui ei landi, siis ei saa, jah. Ma enga mõtleb, mis see nagu lõpp on. Viskad üle õla ja siis... siis saab teada, kas sa saad. Äkki ongi niimoodi, viskad üle õla ja siis teised, lendaski üle õla, sul saab hea armuelu olema. Et nagu... Ei no ma eeldan, et kõik suudavad kinki ikkagi üle õla visata. Äkki sul on väga suur kingitus, keegi kinks auto sulle. No see oleks esimene kord. Väär.
samas ma ei tea, ma tunnen, et ma kuulen. Hakkab pihta. Ei, ma arvan, ma vene keele tunnis pidin tegema Jaapani kohta esitluse ja siis ma mäletan, et keegi rääkis sellest. Ja see tundub nagu see pruudi, mis on see kimbu üle õla viskamine, aga lihtsalt nüüd ChatGPT kobistas selle kingi viskamiseks ja armu fair enough, jah. Nagu see on see, mis see tundub. Aga nii et samas see ei välista, et see võib tõen olla ja me väära peale. Väära peale. Ole huvitav, ütle tõene. Miks me peame kogu aeg nagu erinevad ütlema? Tead, kui sa ütled väär, tead, mis järgmisena juhtub või? No. Meil täpselt sama palju punkte edasi. Facts. Okei, teeme siis niimoodi, et see, kes esimesena ütleb, see ütleb enda oma, siis teine peab olema teine. Sest you wanna keep it interesting. Et ma juba ütlesin väär, siis sa pead ütlema tõene. Jah. Et kes on otsustab, siis... Sest you wanna keep it interesting. Siis me tõstame tempot ka mõnes mõttes. Okei. Ma tean, mul on head ideed, on ju. See üks kord. Mida sa ajad? Igatahes väär olen mina siis. Ma ütlesin väär. Sorry, ma ei kuulnud sind. Nii et tõene väär. Jah. 4-4. 11 saab punkti ilmselgelt, kui me ei teadnud veel. Sa kerid pinget praegu, okei. Ei keri. Oota, ma mõtlesin, miks meil nüüd sama palju on, me just tegime uue... No 11 on 5. Marial on 5. Tšehhis on siis selline traditsioon, kus vallalised naised viskavad jõululaupäeva õhtul kingi üle õla. Kui kinga nina saab... Kinga! Siin on mul Janiselt kingi. võtab punkti ära. -1, 5, 4. Jah. Okay. Ei, tegelikult me paneme mõlemad topelt endale peale, because... Minul on siin kirjas kingi. Aga siin tekstis on nüüd kinganina jääb ukse poole, ennustatakse peatselt abiellumist, kui nina jääb toa poole, ennustatakse, et nad jäävad vallaliseks. See on vanadusperioodi rahvapärimus. Vot. Ja selleks teinekord, kui ChatGPT-ga kodutööd teete, lugege oma tekst läbi. Selleks. See ei olnud mu kodutöö. Mind pandi tanki viimasel minutil. Ja siin ma olen. Aga liigume sujuvalt edasi. Jaapanis süüakse jõuluajal traditsiooniliselt KFC praegana. Nüüd seda ma olen kuulnud küll. Londonis. Kus see kohas oli? Jaapanis. Seda ma olen kuulnud küll. Ma tean, et see on tõsi. Tõene! Loser! Ma oleks vist väär ikka. Võimalik, ma saan punkti ka veel. Ei, see on tõene. See võib olla mingi jaanipäeva teema. Ei, see on tõene. Ait. Nii. Tšellem! 6, 4. Ma teadsin. Ma olen kuulnud seda kuskil. Ma olen suht kindel, et meie filmiõhtul. Kus meil oli seal väike trivia nii-öelda. Sest kui ma seda lugesin, ma olen ka seda kuulnud. Sa peakski neid kõiki kuulnud olema. Tähendab, ma lugesin sajandite vanustest jõulutraditsioonidest. Aga ma olen kuskil kuulnud seda küll. Ju siis oli seal. Ja siin ilmselgelt Reimo seal on kohal, nii et sa ei tea, millest üldse jutt käib. Jaapanis on jõulud siis eriline aeg, kuid sellel puudub traditsiooniline perekondlik õhtusöök. 1970-ndatel turundas KFC end kui ideaalne koht jõululõuna jaoks. 1000 jaapalased tellivad KFC-d jõulude ajal, kuna see on saanud rahvuslikuks traditsiooniks. Geenius marketing lihtsalt. Hakkame siis jõuluajal Mäkki tellima ja muid selliseid kohti. Kotsu. Ma ei imestu, kui Kotsu tellib tõesti. Oota, mis order seal on? Kotsus. Ja seal on nagu menüüs on 20 asja, aga ta tellib ühte asja. Ma ei tea, ma ei ole kunagi käinud seal. Ta tellib ainult ühte asja, mitte midagi. Ta on nagu muud testingi. Ma arvan, enamused tellivad ainult ühte asja. Riis. Ja. See, mis kana. Ja, krõbekanariisiga täpselt. Ongi nii lihtne. Ja, aga see kõlab lihtsalt. See kompleksne maitselamus, mis sealt selle kana, see kaste, mis seal kana peal on ja see, kuidas see kana on fritüüritud, mis sellega tehtud on. See on nagu, ma ei tea, mis seal tehakse, aga seal tehakse midagi õigesti. Kas te olete näinud neid videosi, kus on nagu mingi, et sa oled restoranis ja siis toit on nii hea, et sa oled nagu mingi I'm gonna fuck the chef. Ma ei tea, et nagu toit on nii hea, et sa oled
I'm gonna, mis asja? I'm gonna fuck this shit. I'm gonna fuck this shit. Oi. Ahah, Ta ei tea või? ei. Oota, see meem või mis asi see on? Nojah. Anyway. Sealt punkti maha ei anna võtta või? Miks? Ebanaljaka mingi väljatoomise eest. No mulle ei meeldi ka su order, nii et vahet ei ole ju. See on naljaga, see oli nagu literal mu. Peaga mulle ei meeldi. Okei, lähme edasi. Oota, 6-4 jah? 6-4. Igastahes. Austrias toimub igal jõulul ametlik Krampuse iludusvõistlus, kus hinnatakse kostüüme. Tõene. Ehk siis väär. Me lähme edasi. Ei oota, aga ma tahan nagu, tegelikult mul ei ole vahet teha. Oota, kes see Krampus siis oli? Just, me vaatasime filmi filmi selle. käisid või? Käisin jaa, aga see oli väike... Ürituse korraldamise läitsid kaasa? Filmi vaatasid või? No ma olin tagareas, ma ei näinud, mul ei olnud prille kaasas. Okei. Mis sa hakkasid ütlema? Awkward. Kas see oli see väike... See väike, mulle meeldis, et see oli väike piparkoogi mehike. Et see on Krampus? Jah. Oota, jaa, muidugi ma tean, oota, aga mis content'i nad teevad siis, kes suudab... Iludus, jah. Kellel on ilusam kostüüm nagu või? Ei, ma lähen tõese peale välja, ma arvan, et 6-5 ja... Iludusvõistlus, no see on veits imelik nagu väljendada seda niimoodi ju. Miks sa niimoodi ütled ja seda? Ja ka pageant võib olla see, aga pageant ei pruugi tähendada ja... See on lihtsalt ju competition. Look alike. Ma arvan, võta L vastu ja lähme 6-5 pealt edasi. Ei, oota, sa ütlesid, mis siis? Ma ütlesin, et tõene. Et toimub? Jah. No sul ei valikut siis. Mul ei ole ju. Aga punkti sa saad. Yeah! Let's go. Tegemist on vääraga siis, et Krampus on tegelane, kes kuulub paljudele Euroopa jõulutraditsioonidele, kuid Austrias ei toimu ametlikku iludusvõistlust, kus hinnatakse Krampuse kostüüme. Täpselt. Krampuse paraadid on küll tavalised, kuid see väide on liialdus. Boom, miks ta peaks ilus olema? See on tõlkes lihtsalt läinud. No aga ei ole. Mul oli jumal hea nagu see argument ja kõik see oli nagu välja ehitatud, ma olin nagu täiesti kindel endas. Ja nüüd kõik see põrand läks nagu mingi... Ja Maria isegi tead, kes Krampus on. Täpselt, nii et... See on piparkook. Piparkoogi mehike. Mis järgmine küs on? Igastahes, meil on seis 7-4. Piinlik. 3 ei olnud. 4. Päris kindlalt 4. Aga liikudes Ukrainasse, kus siis kaunistatakse jõulupuid ämblikumõrkudega, mis sümboliseerivad õnne ja jõukust. Tõene. Okei, aga sa ei saa iga kord öelda, nagu anna hetk mulle mõelda. Ma andsin. See 2. Okei, fine, muudame vastu, kui tahad. Oota, aga kas sa ei taha arutada minuga? Ei arutame. Miks sa arvad, et see tõene on siis? Aga see arutlemine on nagu õõnestamine, välja arvatud, kui lihtsalt mind game ei mängi. No aga miks me üldse siis nagu... Miks mul üldse mikker ees on? Miks üldse jõulud, no? Kes Jeesus üldse siia? Igatahes, ma ei usu, et Ukrainas on nii palju ämblikke, kes... See on nagu Austraalia värk pigem ju. Neil pole kuskil seda kuusk hoidagi enam ju. Okei, ma ei öelnud seda. Aga see, kui kuusk püsib nii kaua, see näitab nagu... et see asi kestab, et ämblikud, neil on aega kõik ehitada selleks nagu kestvus ja kõik see siuke asi. Okei, siis ma olen väär. Väga hea. Jah, sest see ei tunnud loogiline, mis su jutt oli. Väga hea. Nii. Väär, tõene. Ema, sul on punkti vaja, on ju? Oh my god. Aga kas sa sellega saad? 8-4. Duubeldame järgmine ring siis. Võta järgmine duubeldame. No, praegu sa punkti said. Samas ei ole loogiline ka, kui järjest on kõik väärad, oota. Aga Ukrainas on tõesti traditsioon kaunistada jõulupuid ämblikumõrkudega. See põhineb siis muinasjutul vaesest perest, kelle kuus kaeti ämblikumõrguga. Hommikul muutus mõrk kullaks, mis tähendas head õnne ja küllust. Ma poleks saanud nagu tõest veel kaugemal olla. See on sellised vale järeldusega õige otsuse. Sest kui ma lugesin praegu seda ette ka, kus ütleb, et kaunistatakse ämblikumõrkudega, on ju, mis siis sümboliseerib jõukust ja õnne, siis kuidas nagu ämblikumõrk sümboliseerib jõukust, kui sa seda ehte ei tosta? Kuidas sa võtad üldse ämblikuvõrk? Okei, see on mingi fake ämblikuvõrk, aga mõtlen, kui sa päris võtad. Halloween saab läbi, võtad kohe need ehted maha, lükkad kuuse püsti, lükkad ämblikumõrgu peale. No jah, kui ta on nagu ehe, aga ma mõtlesin alguses, et äkki ta ajalooliselt tuli, et oli päris ämblikuvõrk. Aga ma ei tea, kui te oled või kui ma olen ämblikuvõrku kuskilt ära võtnud, siis ta on nagu mingi
kole ära söödud mingi sokk lihtsalt ja siis ma ei kujutaks ette seda jõulupuu peal panna. Võtad ämblikuvõrgu kuskilt ära, vaata üks närakas see välja näeb mingi... Mis sokid sul on? Mis kirjeldad sokki? Ma ei raitna. On ju? Räägi mingi ära söödud, mingi seisnud sokist, nagu see kole variant sokist, mis on oma värvi ära kaotanud, tuhmunud, hall, keegi ei kannagi enam seda. Igastahes. 7-5. 7-5 tõesti. Ja nüüd põhjanaabritele külla. Läti mu lemmikriik. Nonii. Soome. Okei. Soomes siis, mitte Lätis. Usutakse, et kui jõuluõhtul sauna ei minda, ei tule järgmisel aastal lund. Seda ma tean. Ma endan, see on tõene siis. Ai, oota. See võib-olla tead mind keegus minuga. Aga see tundus väga reaalne, vaata, sest Soomes on ju, saunad on väga nagu legit värk, on ju. Selle peale tundub see ChatGPT mängibki. Ma olen kuulnud, et Soomes on mingi sauna teema. Ma ei usu, et ChatGPT niimoodi mõtled, et ma olen kuulnud. Et ta kuidagi protsessib ikka, et kuidas luua hea vale. Võta mingi, sa ei tee nagu 180 kraadi vale, sa võtad mingi asja, sa võtad mingi detaili, räägid mingi paska juurde, aga et see ei oleks nagu, sa ei hakka rääkima, kuidas ma ei tea. Ma arvan, see on väär ikkagi. Selge, siis ma võtan tõese. Mul pole õrna aimu. Okei, miks, sa ei tee enam nii confident, jah? Tahtsin näha, kuidas see reaktsioon, kuidas mõjutab sind. Sul oli 5, jah? Tõene väär. Sul oli 5? Sul oli 8? Ja on 9? Ei, 7 oli tal, 7-5 oli. Ei olnud. Ja oli, jah. Oli küll. 8 ei olnud. See jõulu, see tõi mind, või see ämblikuvõrk tõi mind 5 peale. Oota, me saame esiteks niimoodi. See oli meil 13. Kui sul on... Mõles või mõlemal kõigist ole. No takka järgi see, kes editib. Ütleme siis 8. 8-5. Jah. Okei, ma olen täiesti aus sinuga. 7-5 on, ma lihtsalt tahtsin. Ei, aga nüüd said õige, nüüd on 8-5. Mul on tõesti 8-5. Ei, 7 oli juba enne sul. Jah, aga sa arvasid, et mul enne oli 8. Eks mul oleks 9 olnud. Aga jõulud on tulemas. Jah, aga siis ma realisesin, et ma pean ikkagi siiski hea laps olema. Kui palju oleks vaja, et südametunnistus? Võib-olla 7 päeva su tagasi. Sa asja sa ajad? Siin on veel hea mõte ausalt öelda. No 2 küsimust on jäänud. Kui ta peaks 7 peale, sul on 5. Ma paneks üldse algust peale. Igastahes. 8-5 praegu. Väga hea. Aga Itaalias toob jõuluvana asemel lastele kingitusi vana nõid luua seljas. Punkt või? Punkt. Okay. Väär. Oh my god, lase mul mõelda. Sa ei saa niimoodi ju. Ma võtsin selle parkimiskoha ära ja siis me saame arutleda ja kui ma saan välja tagurdada sealt. Aga äkki sa panid juba äppi jooksma? Aga vaata, see oleks nagu tuntud, kuulnud asi, sest Itaalia on liiga suur riik, et me ei teaks sellest. Miks seal peaks nõid olema? Mis on selle... Itaalia nõid, nad ei lähe kokku oma vahel. Ma saaks aru, kui oleks nagu... Eestis. Ei. Ma teaks, kui siin nõiad on kuskil mujal. Kus sul nõiad on? See on muu temaatika Halloween. Kui ma ütlen, mis riigis leida nõidasid, siis mis riigis ütleksid mulle? Aga sa ütled ainult sellepärast, et meil on see nõidade see või? Mis see nimi on? Olbröö. Jah. Ainult sellepärast või? Mille pärast sa ütled, et Eesti siis on? Ei, niisama. Okei, no nagu ma ei seostaks nõida Itaaliaga. Ja sama. Aga see samas võib olla, vaata, et jälle semitõlkes kadume, et kui me läksime tuttavad selle ajalooga värki, et ta nagu, no jah, okei, ta on nõid põhimõtteliselt, aga ta ei pruugi tegelikult ollagi nagu nõid kõige tavalisemas. Ma ütlesin seda enne. Nii? Aga sa ütlesid, et me saame hiljem muuta seda. Et kui ma tahan, ma saan panna R-i sisse ja nagu kaasjanda, et auto tagurdab välja, sest ma ei ole kuhugi liikuma. Ei, sa ütlesid, et me saame rääkida. Väär. Me leppisime enne kokku, et kes saan otsustab.
ja aga siis täpselt samamoodi ma saan ise ka ennem öelda lihtsalt, et sa lõpetad lause ära ja siis ma lihtsalt ütlen pum. No ja siis isegi lase mul midagi arutada. Räägi käega, sest nägu ei kuule enam juba mingi viimased 30 sekundit. Ta muidugi näe, su nägu läbi nende kuradi asjade siin. Ehk siis. Mis sul on? Väär. Ja sul on siis? Väär. Okei, fine. Sul on tõene? See tundub reaktsioonist, et KTM. Tead, sul ei vea nendega, kui sa ise ennem ütled. Tõesti ei vea? Jah. See on sinu probleem. See on 9-5. Järgmine kord mõtle 2 korda, kui pargid oma auto ära vaata. Tahad natuke loori ka või? Pakun see ei ole nõid. See on ma pakun loor. Siin on Itaalias on jõuluvana asemel kohal Befana, vana nõid, kes toob lastele kingitusi 3 kuningapäeval. See traditsioon on pärit rahvajuttudest, mille järgi Befana otsis Jeesuslaste last koos 3 targaga, kuid jäi hiljaks ja otsib teda siiani. Otsige üles siis, et milles probleem. Äkki kuulutus panna. 3 kuningapäev, see on seal jaanuari, 6. jaanuar või midagi. Ega mul ei ole vastu ikka vajelda midagi. Nii, 9-5. Viimane küsimus on väärt. Pingeline, kes võidab. Viimane küsimus on väärt 5 punkti. Ma mõtlengi, teeme niimoodi, et sul on võimalus võita siiski. Sest ilmselgelt sa väärid seda täiega. Aga nüüd võime sama vastusega valida, on ju? Jah. Aga siis arutame rohkem, on ju? Okay. Nii siis. Hispaanias. Seda riiki ma olen kuulnud. Süüakse. Aasta lõpus. Südaöösel 12 viinamarja, kus iga kellalöögi kohta mul oli juhes. Hispaanias süüakse aasta lõpus südaöösel 12 viinamarja, 1 iga kellalöögi kohta. Ma ei taha kohe oma valikut öelda, sest ma olen päris kindel oma valikus, aga me võime arutada. Mis su mõtted on? No ma mõtlen, et okei. Oota, aastavahetus on ju? Aastavahetus. Okei, siis ei ole jõuluteemat. Või aasta lõpus. Jah. No see tundub, Hispaaniat seostatakse veiniga, sealt tuleb see mingi viinamarja teema, ChatGPT mõtleb, et ma olen nii tark, aga see, et neid süüakse iga kellalöögi kohta, see on nii palju detaile, mida ma ei kujuta ette, et chat tuleks selle peale, et nagu kaalutab, mõtleme, et sa mängid vale mängu. Tundub küll, sa mängid nagu ChatGPT or not. Seda see põhimõtteliselt. No jah, aga sa lähed nagu liiga süvitsi sellega. Kui see on vihje, et pöörama vastuse ringi ja sa 5 punkti, siis... Ma ei tea, mis su vastus isegi on. Aga lihtsalt nagu lähed kogu aeg nagu just seda teepidi. Tundub nagu tõene, nagu, sest et ma räägin, chat suudab kuhugi maani asju välja mõelda, aga seal on liiga palju asju. Miks? Ta teab, mis kell on. Ta teab, palju kellal osuteid on. Miks sa peaksid arvama, et ta tõene on? Tähendab, jah. Ma ei tea, nagu chat ei ole loov. Ta ei ole nagu loov. Aga see küsimus on väga vaimukas, ütleme, või nagu... Ei tea, ma arvan, et me peame ikkagi selle sama asja tegema, et ma arvan, et see on tõene ja ta peab ütlema väär. Ma arvan ka, et see on tõene. Ei, no vahet ei ole. Sa tundsid, et Reimo paneb õige vastus, isegi et ta mingi järeldus on vale, aga nüüd on kuidagi vaja, et ma ei kaotaks seda mängu. Kui te panete sama vastuse, kui me paneme sama palju, siis midagi muutub. Sa võidad ikka. Lihtsalt ainus viis, kuidas Reimo võita saab, on kui te panete erinevad vastused. Tõsi, ja Jopa pead mulle... Nii et siis sa vali üks. Ei tähendab! Jaa, tõene! Ei tõene! Mina saan tõene! Ei. Nii, mis me teeme siis? Ei no me tegime, et saab sama vastuse valida. Ütle, mis sa valid ja ma valin vastupidise lihtsalt. Mul ei ole kaotada midagi. Ainult oma väärikus, raha, autovõtmed, see redla on tühi, ma võin taarast ilma jääda, palju asju. Taarast. Jõulumaalt tappa ka ei saa. Võitja pidi tappa saama. Ei pidanud. Ei pidanud. See oli vastupidi. Play that back. See oli vastupidi. See oli hetk, kus me mängisime seda tagasi. Ei olnud nii. Oli küll. Mis see siis meelega kogu aeg? Mis vastus on? Reimo meelega kogus. No sa tahad tõene öelda, sa ütlesid tõene. Sest ma tean, et see on tõene.
no see on loogiline, et see on tõene. nagu pane siis. Mis me veel välja mõtleme, kuidas see mäng veel on võimalik, ma saan pöörata vale. Boonusküsimus! Oh jee, no, siis sul eksisteerib sul on, ta renderdab kohe valmis. Ta scrollib üles. No jah, mina ütlen tõesti, et see on tõene, sellepärast, et no sa oled nõus vääraga, on ju? No mul ei ole mõtet mängida seda. Jah. No siis ma ütleks, et see on tõene, sellepärast, et mu source ütleb, milleks on TikTok, ütleb seda, et just hiljuti oli trend, kus oli, et kõik naised on ju, olid oota. Ütleme uuesti see lause. Hispaanias süüakse aasta lõpus südaöösel 12 viinamarja, 1 iga kellalöögi kohta. Okei, ma ütlen tõesti, et see on tõene siis. Sest see on väga üldine, aga ma tean seda sisu rohkem. Ma võin ise sulle hiljem vaata selle teksti ette rääkida. See on tõesti. Aga no sa võita niikuinii ei saa. Saan 1 punktiga ette. Oh jah, 9. Palju õnne, Maria! See on tõesti tõene. Ma tean, et see on tõene. Kui ma nägin, et see on viimane küsimus ja alles tõesti see oli nagu TikTokis, ma olin nagu... Jaa, sellepärast ma teadsin. Ja ma oli tunne, et sul on natuke rohkem nagu seda TikToki kogemust, jah. Mis sul ei ole siis või? See on üks koht, kus ma ei käi. Okei, kas ma võin ühe asja öelda nagu... Oh shit, here you come! Teate, Snapchati teate, on ju? Ja siis ükskord Reimo oli nagu mingi, kes see kasutab Snapchati, see on nii nagu noortele, on ju. I swear to God, ülitihti Snapchat soovitab sulle inimesi ja sina oled üks nendest, keda ta mulle soovitab. Pauli venna. Mu konto nimi oli Pauli venna seal. Okei, seal on üks Reimo Vellemaa ka nagu. Kes kogu aeg mulle suggested. Võib-olla see nimi, aga mu see, mis ta näitab ju kasutaja nime sulle või midagi või? Ei, ta näitab, sest mul on su telefoninumber, siis ta näitab su päris nime. Ega ta näitab telefoninumbri järgi seda nime, mis sul on telefonis pandud. Jah, seda ma mõtlesingi. No mul ei ole mingi ma ei kasuta. Aga miks ta siis tuleb mulle? Miks ta siis tuleb? Tahaks teada ausalt öelda, millal viimati sisse logisin, kindlasti kuskilt andmebaasis on see info olemas ja ma arvan, see on aastaid. Aga näe, sa isegi rääkinud seda viimast teksti ette sellepärast, et ma oskab väga hästi rääkida, mis seal on. Ja, et see TikTokis ja siis naise, oota, loe see küsimus uuesti ette. Sellepärast ma mõtlesin, et see küsimus oli niimoodi, et ta mainis midagi naiste kohta. Hispaanias on aastavahetuse traditsioon, kus iga kellalöögi ajal süüakse 1 viinamari kokku, iga kellalöögi kohta 1 viinamari kokku 12. 1 iga kuu kohta, kus kõik viinamared süüakse ära, on oodata õnnelikku ja edukat uut aastat. Minu meelest see on niimoodi olnud TikTokis, et kui sa sööd kõik need 12 tükki laua all ära, siis sa saad endal järgmine aasta endale mehe. Kellalöögid käivad mingi sekundis või 2 sekundi tagant korra. See on siis... Ma küll nagu välja peaks nägema. Mingi peab keegi... Just tagasi. Ja mingi teise suu. Ma sain 13! Ei tea, tegelikult fun factid olid küll, noh. Oli küll. Aga sa läksid liiga into it ja see ei meeldi. Sa mängisid teist mängu. Ja lõppseis jäi sellega, mis sul oli 14-4. Reas, nii kurba. 7-5 oli mingi hetk, 2 punkti jäi vahet. Ja sa isegi ei tea juldist mitte midagi, võta see müts. Igast tahes, punkti, me teame, et Maria võitis, punkti tabel seis on kuskil siin, seal. Jõuluvannalt peksa. Jõuluvannalt saab Maria peksa, oli küll. Playime uuesti selle järgi. Mis võita saab? Peksa jõuluvannalt. Näiteks. Sobib? Väga hea, siis kõik on board. Me vaatasime selle järgi ära, sa saad peksa. Ei, vaata juba oli ukse taga, hakkas koputama, et ta juba tahtis vaata. Tegelikult see oligi, me ütlesime selle kuristajale, et tule jõuluvanna kostüümiga, aga ta unustas selle koju ja ta tuli natuke liiga vara. Aga tahad ühte
me siin lõpetame kohal ära või? tahtsid anekdooti rääkida või? Ei, tegelikult ma tahtsin öelda, et tegelikult meil on käinud päkapikud. Oota, sa ei saa katsuda! Siin on küll. Sa ei saa katsuda! Sa olid nii nõme. Ma tahtsin midagi ägedat teha, aga nagu sa juba võtsid sellise, nagu katsusid seda. Kõik, kes kuulavad, me katsume jõulusokke, mitte midagi muud. Sinu, see on vaakumis. Oota. Ta krudiseb. Nii? Mis öelda? Siin on see, seal on see. Et seal on kommid. Sellest pole. Oota, ei, tõmba välja korra. Ma juba tean, mis selle. Reklaam, okei. Sa on nii nõme. Kõik, kes kuulavad lihtsalt ja kuulevad sellist asju nagu ära katsu ja tõmba välja. Siis see on täpselt see, mis te arvate. Siis. Rikkusid üllatuse ära reaalselt. You can't have nothing nice in this house nagu. Vau! Kas see on õhinapõhine šokolaad? Oota, ei, ma mõtlesin, seda teist hästi ka siis. See maitse halvasti. Hästi, piimašokal. Tähendab, et ta kaotas, vaata, et siis tema saab nagu selle hea ees, ma saan peksa, onju. See on väga aus. Ei, no aga seal on näha, et on ka sees. Ja ma ei ole kindel, aga see on seal sus. Seal ei ole. Jah, sa isegi oleks meil ennem katsuma neid, ma oleks saanud nagu mingi vaata neid ja siis ütle mulle. Aga sa oled mingi... Kuule, 12 aastat 0-12, kui iga hommik päkapikku süsist midagi kaotsid, küll sa juba silme ära teeritad. No nii, review. Nii hea, tahaks veel. Nii hea. Siis on hästi. Papime. Räpime või? Okei. No. Pum, tšin. Aina paremaks lähevad Maria nalja lihtsalt crazy. Ma ei saa näha. Tead, mul on vait siis tead. Järgmine episood, tead, ma ei ole siin järgmine episood, vot sulle jõuluüllatus. Ja peale aastavahetus on meil üks liiga vähem. Ülla, see kes peksa sai. Peksa. Ainult peksa. Ei, Janis, you're out. Hea küll. Sorry, ma ei teanud, me ütleme seda siin sulle. Okei. Get out! Okei. No aitäh kõik kuulajad, aitäh kõik vaatajad. Meid on jäänud, ma mäletan palju liikmeid, nüüd on 8 või? Ja nüüd on 7. Oli tore. Head küsimused. Mitte kõik, aga mõned. Ja ilusat jõuluaega kõigile, see on ikkagi peamine asi, mida soovida. Ja olge tegusad 2026 aastal, sest meie üritame olla ka. Ja pane see helkur külge, eriti kui sa mingi mustas riietad nagu kõik eestlased. Lihtsalt ma sõidan ja ma ei näe, kes süüdi jääb, sina jääd süüdi. Ma ei näe, ma tahtsin sind näha, ma ei näinud. Jah, õige. Nii on. Taga. Taga.